ühesõnaga oli väga suur oht nii-öelda see Pätsu ringkonnale siis tema toetajatele, et kui tulevad Riigikogu valimised, et siis ongi nii, et vapsid võidavad selle. Ja siis hakati neid aktiivsemaid vapse ja eriti muidugi juhtkonnast hakati siis neid noppima ükshaaval ja pandi vangimaja kinni. Tal oli seal juhtkonnas oli küllaltki, oli mitmeid tuttavaid oli ja seal üritused, mis toimusid ja miitingud ja need ja valimised ja kui olid perioodid ja kõik need asjad ja seal ta siis aktiivselt osales ilmselt selles nii. Ta oli seal niisugune tegev. Ta ei olnud muidugi, mitte ei olnud seal kõrgema juhtkonna hulgas, aga seal heategelisi neid oli ju palju küllaltki. No ühesõnaga, kui isa võrdles neid vangistamistingimusi, mis oli siis ja mis oli hiljem nõukogude ajal, siis see vangla oli sanatoorium. Kuna meil kodus oli raadio olemas, siis mina oma lapse aruga kuulasin seda ka. Tähendab, enne sõja aegset aega juba sealt raadio kaudu. Ja mulle hakkas kangesti president Päts hakkas meeldima. Ja perioodid teatati ikka, et tervis ei ole hea, et kusagil sanatooriumis, kus ta oli ja mina tundsin väga kaasa, et see meie president Päts, et isa valgustas siis teda, kuigi isa oli nii Pätsu suhtes nii-öelda nii 180 kraadi, eks ole, aga ta arvustas teda, aga ta mitte nii see pahatahtlikult, seda ei olnud nii. Ja mulle ta ilusti püüdi siis selgitas nii. Aga mina olin oma veendunud selles oma lapsearuga selles veendunud, et president Päts on ikka üks meie väga tore riigijuht ja kahju, et ta nüüd haige. Ja siis ma isegi saatsin talle mingisugune sünnipäev oli, see oli vist juubeli sünnipäev oli üks enne sõda. Ja siis saatsin talle, ma võisin olla siis üks 4-aastane või 5-aastane nii. Ja siis tal mingi juubeli sünnipäev oli ja siis mina saatsin ühe joonistuse. Ja see oli vist mingi sõjalaev või midagi sellist.